tere tulemast tagasi, Sergei. Aitäh, Ere, kutsumast. Ja mul on hea meel, et me saame jätkata vestlusi doktor Sergei Saadiga ennetusmeditsiinikliinikust. Eelmises intervjuus, kes pole näinud, minge vaadake. Me puudutasime mitmeid olulisi teemasid ja täna ma sooviks paari asja täpsustada ning minna veelgi sügavamale. Ja kui jõuame, siis võiks käsitleda järgmisi teemasid toitumisest, rasvadest, paastumisest tahaks kindlasti rääkida ja elustiili tasakaalust. Aga enne, kui lähme teemade juurde, tahan sind tänada, Sergei, et kuigi me pole isiklikult kohtunud ja ma pole sinu vastuvõtul käinud, aga mul on tulnud kliente, kes on sinu juures käinud ja mul on sügav austus selle vastu, et millega sa tegeled. Et see ennetav meditsiin on nii tohutult oluline, et see ei tegele lihtsalt sümptomite leevendamisega, vaid aitab inimestel üldse mitte haigeks jääda. Et see tänapäeva allopaatiline meditsiin keskendub sageli sümptomite juhtimisele, haiguse manageerimisele, justkui plaastri peale panemisele, aga üldsegi mitte sellele, et aga miks ma haigeks jäin. Ma mäletan, kui ma käisin nagu polkovniku Lesk arste surnuks rääkimas juba lapsest saadik, oma sümptomeid, põlvevalud, pidev palavikutunne, aga palavikku ei ole. Sellised nagu müstilised asjad, millele justkui ei saanud näppu peale panna. Et aga mitte ja kui küsisid, et millest see tuli, siis keegi justkui nagu ei oska öelda. Et kahjuks jah, tänapäeva meditsiin, see, mida meie põlvkond teab ja võib-olla ka meie vanemad, on ainult selline mm, ei huvitu siis inimeste terveks tegemisest, sest et see on äri ja see tervest inimesest ei ole kahjuks meditsiinile mingit kasu. Et see kõlab küll veidi julmalt, aga tundub, et nii on, kui absoluutselt ei tegeleta selle juurpõhjusega, et miks siis üldse see keha haigeks jäi. Et seetõttu see, et sa aitad inimesi teadlikumaks saada ja mitte ainult läbi toitumise, et see on üks suur osa, aga üleüldine selline elustiil, et viia keha siis tagasi sellisesse loomulikumasse rütmi, kus ta saab rahuneda, tasakaalustuda, immuunsus saab tugevneda ja tuleb toime paremini selle tänapäeva sinises valguses ja stressis ja nii edasi. Et see on minu arvates imetlusväärne. Aitäh sulle selle töö eest, mis sa teed. Ja ma küsikski kohe siia juurde, et, et kui vana see ennetusmeditsiinikliinik on, et võib-olla sa jagad paari sõnaga, kus see idee tekkis või mis on selle missioon, visioon, eesmärk, et ma annaksingi sulle sõna üle. Ja, aitäh, väga õiged sõnad. Ma tahaks võib-olla natuke täpsustada ühte asja, et ma usun, et enamus arste soovivad ikkagi inimesi aidata nii palju, kui nad oskavad, et võib-olla neid vahendeid, mida nad kasutavad, et need vahendid on kuidagi natuke vanaks jäädud või need algoritmid, need süsteemid on nii jäigad. Et isegi kui nad tahaksid aidata, nad kasutavad kahjuks ainult seda, mis on nende käsutuses on praegu ja nad kardavad kõrvale astuda, sest võivad tulla mingid sanktsioonid ja nii edasi, et palju sõltub muidugi arsti isikust, aga palju sõltub ka süsteemist ja ma võib-olla pigem süüdistaks süsteemi, mitte arste, sest on väga palju häid arste, no enamus arstidest ikkagi, nende ülesanne ja südame töö on patsiendi aitamine lihtsalt, kuidas see on kõik üles ehitatud, see paneb neid nii ebasoodsasse olukorda, et see kõik nii töötab. Mis puudutab mind ja mõned aastad tagasi, alates aastast 2020, see mõte mul tekkis, siis ma avasin kliiniku, aga see päris kliinik nii-öelda koha, kus patsiendid said koha peal käia, see on tänaseks kinni juba veidi üle aasta. Nii et ma tegutsen erinevates kohtades, olen ka tegutsenud erinevates kohtades, praegu ka teen ka kaugvastuvõttu ennetusmeditsiinikliiniku nii-öelda kodulehe kaudu. Ja siis võtan praegu füüsiliselt vastu Medemis kliinikus Tallinnas. Ja ma olen ka ise aru saanud, et on ka patsiente, kes soovivad nii-öelda päris vastuvõtule tulla koha peal, et arst vaataks, selgitaks võib-olla. No eks see mulle ka mõnikord
natuke mugavam, eks ma saan ka kaaluda, mõõta patsienti, kuigi ta seda kõike saab ise teha, et see ei ole ka probleemne, kui teha kaugvastuvõttu. aga on endiselt patsiente, kes tõesti soovivad arsti näha ja niimoodi silmitsi siis olla ja vestelda, et kuidagi selline privaatsus ja peab veel. Ja ma tegelen sellega enamasti, no millega ma üldse tegelen, on nagu peamine suund on siis ainevahetushäired ja igasugused, et nii ülekaal kui ka alakaal, aga näiteks kõik, mis on insuliiniresistentsusega, leptiiniresistentsusega seotud probleemid, et sellised nagu pandeemia taolised asjad. ja võttes arvesse seda, et meil 65% peaaegu Eesti elanikkonnast on ülekaaluga, nii et peaaegu 2/3 siis ja mitte keegi sellega väga ei tegele, et meil ei ole mingit loodud süsteemi, kuhu saaks pöörduda näiteks inimene, kellel ei ole veel rasvumist, aga kellel on ülekaalu või kellel on eeldiabeeti ja siis teda näiteks jälgitakse ja ravitakse aasta või kaks selleks, et ennetada diabeedi tekkimist, selleks, et ennetada rasvumise tekkimist, et seda ei ole. Mhm. meil tegeletakse nii, nagu sa ise rääkisid juba, et tegeletakse nagu noh, haigustepõhine on meie käsitlus, aga mina tegelen lisaks sellele, lisaks ülekaalule ka laiemalt tõesti elustiili nõustamisega ja mitte ainult haigeid inimesi. tahaks, et muidugi terveid inimesi, kes tulevad vastuvõtule, tuleks veelgi rohkem, kes tahavad oma tervist säilitada. kahjuks on nii, et päris palju neid, kes tulevad ja on juba mingi tervisemure või lapsel mingi tervisemure, et kahjuks see on juba tekkinud. aga ei ole kunagi hilja alustada ja kui me räägime insuliiniresistentsusest või mingisugust elustiili muutustest tingitud haigustest, need on enamuses tagasipööratavad. nii et on vaja natuke järjepidevust, motivatsiooni, sisemist või väljaspoolt otsida motivatsiooni, et sellega saab hakkama. Mhm. Ma täiesti olen sinuga nõus, et ma usun, et enamus arste, kui mitte kõik arstid just sellepärast lähevadki seda eriala õppima, et neil on soov aidata. aga kahjuks ja see süsteem ei ole niimoodi üles ehitatud, nagu me oleme harjunud arvama. just, et me arvame tõesti, kui me läheme arsti juurde, et ta kasutab kõike, mis on võimalik meie jaoks, aga tegelikult kaugel ei ole. sest meil on päris palju, no nii-öelda vaikimisi keelatud asju, ala mingit nõelaravi või noh, mingit, ma ei tea, osteopaatia. vot selge, et see ei pruugi igaühele aidata, sest puuduvad mingid kuldstandardid, puuduvad mingid ranged protokollid sellel, aga meie ülesanne on võimalikult tohutult inimesel aidata ja kui see aitab, miks mitte seda nagu mitte kasutada. see on ju nii nagu kõik muud elustiili sekkumised. arvatakse, et need on nii loomulikud asjad, nende peale üldse keegi ei mõtle, ei hakkagi mõtlema. meil siin oli üks kirjavahetus, noh, ühesõnaga kolleegidega ja siis kolleegid on siis rääkinud niimoodi, no see on ju teada või need elustiili asjad on ju nii nagu umbes nii loomulikud. no loomulikult need võib-olla nende jaoks, nende inimeste jaoks, kes on biohäkkerid, kes teavad, kes päev otsa veedavad podcastide vaatamistes ja on süvenenud sellesse teemasse, kes võib-olla inimeste füsioloogiat on õppinud ja juurde, või nad ei pruugi olla spetsialistid, aga lihtsalt nad huvituvad. aga tavainimene arvab, et liikumine ongi liikumine, koeraga jalutamine ongi okei ja noh, päev otsa kodus istumine ja 10 minutiks välja minna on okei ja 6 korda päevas süüa on okei ja kui ta läheb arsti juurde, arst küsib, kas sa toidud tervislikult, jah, mis on see tervislikult, et kui ta sööb banaane päev otsa, kui ta sööb putru päev otsa, kas see on tervislik või kas, kui ta liigub, okei, ta läheb jõusaali kell 9 õhtul, kas on see tervislik tema jaoks, et siis segab und ja takistab melatoniini eritumist või näiteks, kas ta joob alkoholi või suitsetab, et see on nagu teistjärguline minu jaoks ka. Need on sellised klassikalised ja kõik teavad sellest. enamus ei tea sellest, kui olulised on need looduslikud asjad, looduslikud rütmid, kui palju, millist trenni, millist toitu, millal
millal lõpetada söögikord, millal paastuda, millal magama minna ja kui sageli saunas käia ja nii edasi, kui palju erinevates toitudes erinevaid toitaineid, et kas need tagavad sellist piisavat toitainete küllasust või küllust, mida teie keha vajab. Et lisaks sellele meil puuduvad sellised optimaalsed näidud. Meil on need referentsvahemikud ja enamus meditsiinitöötajatest siis tuginevad nendele. Ega mul ei ole neid optimaalseid vahemikke. Ma ise uurin iga kord, ise vaatan, et kas saab veel paremaks või paremaks teha seda näitu sellel konkreetsel inimesel. Et me teeme mingeid lisateste, geeniuuringuid, et ma üritan välja kaevata veel mingitki lisainfot, et me ei jääks lihtsalt selle ferritiini juurde, mis on 350, jääb napilt normi piiridesse, vaid me üritaks seda kuidagi alla saada või aru saada, miks on see kõrgem. Mhm. Ja sarnaste asja teen mina ka, et kui mul tuleb klient, Hmm. siis mul tegelikult juba eelnevalt ma teen enne konsultatsiooni tund-kaks tööd, ma kogun andmeid, siis mul tekib lisaküsimusi, toimub selline kirjavahetus, et saada siis see pilt, et sul tuleb nagu täitsa uus inimene, eks ju, ja, ja saadki aru, et või noh, üritad aru saada, et kus see nihe siis nii-öelda on ja see, mis on nagu ühe keha jaoks optimaalne nii toitumise mõttes kui ka nende testi tulemuste võttes siis teise jaoks ei ole. Ja Täpselt, samamoodi tulevad geenid mängu, et meid nagu väga palju aitas need geenitestid paremini aru saada, mida mu keha suudab metüleerida, mida mitte ja kas võtta midagi juurde või mida või mitte. Et noh, üldjuhul öeldakse, et karnivoorid ei vaja mingeid toidulisandeid, aga kui sul on juba geneetiline näiteks metüleerimise probleem, siis teatud asju võib-olla on vaja juurde võtta või periooditi. Et ja, et selline personaalne lähenemine on hästi oluline, et kuigi ma ise olen karnivoor ja mul mees ka, siis ma ei ole karnivoori kiriku preester. Ma ei räägi, et kõik peaksid seda tegema. Meile sobib see kõige paremini ja oma klientidega ma olen hästi individuaalne, et milleks sul on avatavus ja kui ta on juba kõike proovinud, no aga äkki siis proovime veel seda varianti või seda varianti ja siis olla seal juures see selgitaja ja toetaja selle asja juures, sest jah, segast informatsiooni on väga palju, et kolesterool on paha, punane liha on paha, päike on paha ja nii edasi. Et siis seda selgitustööd ja seda infot on no, hästi palju, sest me oleme olnud selle sees tõesti juba mõnda aega ja igapäevaselt. Ja nagu sa ütlesid, siis tegelikult enamus inimesi ei mõtle sarnaselt või neil puudub see informatsioon, nad usaldavad arste, nad usaldavad seda, mida nad poeriiulilt saavad osta, sest et need on ju läbinud kõik kontrollid, et nad üldse tohtisid müügil tulla. järelikult nad on tervislikud ja kui pakendil on kirjas, et igas pakendi peal on kirjas, et kiudaine allikas või vitamiinide allikas. no me saime ühe tasuta energiajoogi, me pesime autot ja siis ma vaatasin selle koostist. sinna on lisatud B-vitamiine lihtsalt, et nagu see oleks mingi vitamiinijook. Tegelikult on seal tauriin, kofeiin, maitseained ja foolhappe sünteetiline, mida näiteks minu geneetikaga ja meil peres on see kõigil, ei tohiks ju absoluutselt tarbida, et väga problemaatiline ja nii me kahjuks oma keha teadmatusest kahjustame, uskudes, et see on tervislik, kuna pakendil on nii kirjas või kuna see on müügile pandud, et ja sa jah. mainisid nii palju neid erinevaid nüansse, et kui me jõuame, siis me räägime täna nendest muudest elustiili punktidest ka. Mul meenus üks asi, et ähm, mul oli üks noh, ühesõnaga ma käisin oma raamatu kohta rääkimas ühte kohta ja seal tuli mu juurde üks naine, vanem naine ja näitas mulle selle Bewelli pudeli, selle energia või selle spordijoogi või alla spordijoogi või mis tahes joogi, kuidas seda nimetada. Ja näitas, nii tohter, ma joon seda, siin on magneesiumi. See on nagu magneesiumi allikas. No ma ütlesin talle, kas te muud tahate ka vaadata?
seal on 4 grammi suhkrut 100 milliliitri kohta, et selles pudelis on siis 20 grammi suhkrut, et teie ööpäevane vajadus on ainult selles pudelis rääkimata sellest, et mida veel see pudel sisaldab ja mida te veel sööte päeva jooksul. nii et kahjuks nii on, nõustun ja, täielikult. ja sellest tuligi meelde, et energiajoogis oli veel lisaks siis 55 grammi suhkrut kõigest ja, ühes ja, pudelis ja keha vajab ainult 4,5 grammi ja siis ta peab ja selle kiire veel vedelikuga, ilma kiudaineteta, et noh, siin võiks see kiudaine juures, eks ju olla sellistel ja, puhkudel, muidu karnivoorid ei vaja kiudaineid. Aga see siis natukene aeglustab seda veresuhkru tõusu, siis insuliin ja siis tuleb juba banaan ja siis tuleb mingi muu asi ja kogu aeg keha siis üritab sellega toime tulla ja ka üks hetk on see, et kus ta lihtsalt ei jaksa seda. ja, ja, Aga lähme korraks tagasi eelmise video juurde, mis meil oli. Mul jäi kõlama, võib-olla ma mäletan valesti, et sa saad üle täpsustada, et mul jäi kõlama see, et ketodieedi puhul jälgitakse väga rasvasisaldust, aga et karnivoori dieedi puhul on see põhiliselt ainult liha, et justkui nagu rasv ei ole oluline, et kas sa saad selle lahti seletada, et noh, mina tean, et karnivoorid tegelikult just söövadki hästi rasvast liha ja isegi lisavad rasva juurde, et jälgivad, et rasvasisaldus oleks kuskil seal 70–80% kaloraažist siis tuleks rasvast. Et seal on omad riskid, kui tarbida liiga vähe rasva ja siia juurde ma kohe veel küsin järgmise küsimuse, et naised väga tihti kardavad rasva süüa. Seal on selline rasvahirm, see dogma, mis siin on aastakümneid olnud. Et tegelikult rasv ei tee paksuks, et liigne süsivesikute tarbimine, millega keha ei tule toime, on siis noh, põhitegur, mitte muidugi ainukene. Et rasvad ju osalevad hormoonide töös ja eriti siis naiste puhul on see nii oluline, et täpsusta seda osa ja räägime sellest ka. ja ma sain aru, mida sa silmas pead ja selline, see oli pigem, minu jutt oli pigem selle kohta, et kui me räägime ketogeensest toitumisest, siis on alati põhirõhk rasvul, et väga ei ole, noh, pigem ei räägita sellest, et no valk, noh, räägitakse ka, aga nagu peamine oleks rasv, sest ketoonid tekivad rasvast. Valgust ka võivad muidugi tekkida hästi väikses koguses, aga et enamasti rasvast. ja, ja kui võrrelda seda toitumist, ketogeenset toitumist karnivoortoitumisega, siis on ju loomulik, et inimene tarbib võimalikult looduslikult, looduslikult saadud liha. samas me teame, et looduses, päris looduses ulukilihas, et mida rohkem sinna põhja poole, seda rohkem rasva. mida rohkem lõuna poole, seda vähem rasva. Sest see rasv oli ju ka meelega talletatud selleks, et energiat säilitada. Nii et see näiteks karnivoortoitumine ka võib erineda laiuskraadist ja see võib sõltuda, millise geneetilise profiiliga sina ja sinu Mhm. äh, esivanemad siis olid. ja mida rohkem põhja poole, seda rohkem karnivoortoitumisel sa pead rasvale rõhku panema. mida rohkem lõuna poole, siis sa võid natuke vähema rasvasisaldusega loomseid saaduseid süüa. no selge, et igas looma osas on natuke rasva ja ma nägin, et sa oled söönud ka aju näiteks. Mhm. ja mis me veel, no aju ilmselt on kõige rasva Ja luuüdi. ras-, luuüdi ja nii et jah, mõlemad eeldavad seda, et sa saad piisavas koguses rasva, aga lihtsalt võib-olla mingi 10% võrra põhja inimesed peavad veel rohkem juurde rasva saama võrreldes sellega, mida söövad kuskil, ma ei tea, ekvatori või Vahemere
karnivoori toitujad, sest lihtsalt selles piirkonnas ja nendel loomadel ei olnudki rasva loomulikult. Ja siis söödi see, aga muidugi see rasv ei ole ju ainult rasv, mis on liha sees, et see võib olla ka nahk näiteks ja no nahaalune rasv sisuliselt. Ähm, et ma pooldaks seda, et kõik sööksid rasva, nii karnivoorid kui ka ketogeense toitumise pooldajad. Ja kindlasti on see oluline, et see rasv oleks maksimaalselt värske ja mitte kahjustatud, mitte oksüdeerunud, mitte halvaks läinud. Ja mis puudutab karnivoorset toitumist, siis karnivoorsel toitumisel on lubatud igasuguseid taimsed õlid ja ei ole. nendes ketogeensel Mhm. on lubatud erinevad taimsed õlid, rasvad ja no tundub, et kõige loomulikum on kookosrasv taimsetest ja siis no arvatakse nüüd ka praegu, et oliivõli ei olegi nii vana, et see on ainult paarsada aastat, 300 aastat vana, et seda oliivõli ei pruukinud isegi Kreekas või kuskil Rooma impeerias kasutada. Et on küll kuskil kirjas, aga see ei olnud niivõrd levinud, aga noh, laialt kasutuses siis päris vähe aega olnud. Ja ja veel kasulikud rasvad on muidugi nii loomsed, aga loomsetest on igasugused, kui me, no praegu näiteks kasutatakse väga vähe kanadest või mitte kanadest, linnurasvu, näiteks pardirasv, hanerasv ja lisaks ei kasutata väga lambarasva. Et meil on kõige enam kasutuses searasv, pekk, veisrasv ja no piimarasvad siis. Aga ja, ühesõnaga see nimekiri on päris pikk ja seda võib julgesti kasutada. Me teame, et kõik on need väga raskesti oksüdeeruvad rasvad, et neid taluvad kuumenemist, nad taluvad pikemat säilitamist, need noh, mis seal veel, neid võib ka igatpidi kasutada ka muud moodi erinevate probleemide korral, terviseprobleemide korral. Nii et rasva ainult kiidan ja rasva ei tasu karta. Ja kui rääkida sellest, kas rasv tekitab lisakaalu, teda põhjustab ülekaalu, me teame, et rasved, siis valmis rasvhapped muidugi paremini imenduvad, kui näiteks me räägime sellest transformeerumisest, mida peab läbima süsivesik selleks, et rasvaks saada. Et rasv ise paremini laadestuks rasvaks, aga lihtsalt kui süsteem, kui keha sees ei ole käivitatud see süsteem, kus sinu söödud rasv talletuks kohe rasvaks, kus puudub see mehhanism, et keha tahaks seda rasvaks talletada või tähendab, mitte puudub, aga sa lihtsalt lülitasid selle välja. Olles piisavalt aktiivne, magades hästi, viibides päikse käes ja no, mis tahes süües süsivesikute vaeselt, siis see rasv ei talletu rasvaks. Aga muidu jah, et ma nüüd täpselt protsentides ei mäleta, aga ühesõnaga rasvaks läheb ka aga süsivesik läheb rasvaks kiiremini neil inimestel, kellel on häiritud ainevahetus ja praegu neid inimesi on väga palju. Enamus meist on selle häiritud ainevahetusega. kahjuks jah. Ma kuskil nägin uuringut, et 74% USA täiskasvanutest on ülekaalus ja Eestis oli see kas 51, 52% täiskasvanutest. Et see on päris õudne. Et eks me liigume sinnapoole kindlasti, et me liigume sinnapoole ja mis on kurb ka, et arstid ei tee mitte midagi.
no nad räägivad, et nad teevad, ütleme või meditsiin, okei, no arstid, et arstid tahavad aidata. Neil ei ole ressurssi, neil ei ole aega, neil ei ole mingit algoritmi selleks, et sellest ma olen ka oma raamatus kirjutanud, et meil perearstidele on mõeldud juhis ülekaalu raviks ja ennetamiseks, seal on peamine soovitus kalorivaegus. No keda me selle kalorivaegusega hakkame välja ravima? Kes meil hakkab neid kaloreid lugema üle 3 kuu? Mitte keegi ei hakka. Enamus minu patsientidest, kes tulevad vastuvõtule, räägivad, nemad on proovinud igasuguseid dieete, eeskätt on neid kalorite lugemisega, toidu piiramisega seotud, aga see ei ole sugugi jätkusuutlik. ma ei mäleta, kas me eelmine kord rääkisime või ei ole. Ka me raamatus sellest kirjutasin, oli üks väga huvitav artikkel, kus ka kinnitati, et üle 2 aasta ei ole võimalik neid kaloreid lugeda. Et ainult nagu järelevalve all või muidugi, kui sa oled niivõrd tugevalt motiveeritud, nagu näiteks see Brian Johnson, kes loeb neid kaloreid, aga muidu lihtsalt no pole mõtet, see hoiab keha pidevas stressis, meestel langeb testosterooni tase, naistel on pidevalt kortisooli tase kõrgem nende kalorite vaeguse tõttu ja menstruaaltsükkel häirub ja kõike muud. Ajutiselt, ma ei tea, võistlusteks ettevalmistumiseks 3 kuuks, miks mitte? Aga et seda jätkusuutlikuks strateegiaks pidada just kaalu langetuse ainevahetuse parandamiseks, enesetunde parandamiseks, normaalse meeleolu, une saavutamiseks, ärevuse vähendamiseks, menstruaaltsükli parandamiseks, no ei sobi, ei sobi. No võib saavutada mingit tulemust taas lühiajaliselt, aga lihtsalt, et pikemaks ajaks ei sobi. ja võin kinnitada, ma terve elu olen võidelnud oma kaaluga, proovinud kõikvõimalikke dieete, väga pikalt tegelesin fitnessiga iseenda tarbeks, ma ei võistelnud, aga ma tegin tohutult jõutrenni. ma sõin ainult karpidest, ka pulmas võtsin oma keedumuna kaasa, sellepärast mul oli vaja teada, et ma oleksin kindlasti selles pisikeses kaloridefitsiidis ja see töötab mingi maani, kuni mul hakkasid tekkima erinevad, ma olin ka taimsel toidul, erinevad traumad siis jõusaalis täiesti iseenesest, kuskilt läks mingi luu välja, kuskilt läks mingi lihas rebenes, et keha hakkas järgi andma, et see on nagu dieet ja dieet ei ole mitte kunagi jätkusuutlik. aga see, mida me siis nii-öelda propageerime, on elustiil, kus sa ei pea stressama ja kogu aeg mõtlema toidu peale paaniliselt. et loomulikult on mingid asjad, mida sa võiksid, et peaksid nagu jälgima, et päris kõike suhu ei pista, sinna me kohe jõuame oma vestluses ka et ja, et ma võin kinnitada, et see ei toimi, see ei ole lahendus ja ka siis, kui ma tegin konsultatsioone toitumisnõustajana, siis vastavalt Eesti Toitumisliidu soovitustele, mis siis tuleb sealt samast ülevalt poolt, kus need kõik, eks ju, püramiid ja nii edasi, siis kahjuks ma ei näinud tulemust ja ja samamoodi sa tahad ju inimesi aidata ja sa näed, et seda tulemust ei tule, et see ei ole jätkusuutlik. et siis kattus ka see ind seda teenust pakkuda, aga nüüd siis ma olen selle muutnud kogemuspõhiseks, karnivoor, keto ja nii. ja ma näen, et see on nagu esimene asi, mis tõesti toimib, töötab, inimesed saavad kiire tulemuse ja nad on motiveeritud seda jätkama, kui nad tunnevad, et mingid sümptomid hakkavad kaduma, aga ennem seda oli see toidumüra peas kogu aeg, et ja lähmegi kohe varsti sinna paastumise ja toidukordade koguse juurde ka, aga veel korraks räägime rasvast ja seoses naistega, et sa mainisid juba neid naiste probleeme nii-öelda, kui nad kaloraažis on pidevalt seal all oma kaloraaži siis või see soovituslikku, eks ju. et aga et hormoonide töös mängib nii palju rolli just, et kui me nüüd enam süsivesikuid ei söö või siis vähendame, oleneb, kas sa siis oled low carb või keto või carnivore, siis sa pead saama energiat rasvast, et rasv on ülioluline unele, stressile, needsamad naishormoonid ja nii edasi. just, et see ongi üks põhivigadest, näiteks kui inimesed lähevad nii nagu sa ise mainisid, süsivesikute vaesele toitumisele, siis arvatakse, et ma lõikan süsivesikud maha, asendad siis neid kas lihtsalt salatiga ja jääb vana harjumus näiteks salati
kastmeks nii-öelda kasutada mingit sidrunimahla mingi sinepiga või midagi sellist, et mina ka ei või pannud rasva kunagi, ma kartsin. ja lisaks sellele ostetakse vana mälu järgi mingit kanarinda ja sellist nagu rasvatu liha, et kardetakse, et täpselt samamoodi vana mälu järgi ostetakse äh, rasvatuid või väherasvaseid piimatooteid ja nii edasi. Ja mune endiselt kardetakse ja veel, kui see asi kattub näiteks kõrgenenud kolesterooliga, vot see sisse juurutatud hirm, et see kolesterool ja rasv ja see kõik, et lihtsalt see on niivõrd sügav, isegi võivad absoluutselt terved inimesed ja normkaalus inimesed, need kardavad neid mune, need kardavad seda, noh, mingit kodujuustu, mingit, noh, normaalset, no selge, et piimatooted ei pea kõik tarbima, aga lihtsalt, et kui me tahaks üle minna millegi toitvama peale, mis on rammusam, siis kindlasti ei tasu unustada, et rasv asendab süsivesikuid, mida te sööte, et kui te otsustate midagi välja võtta, siis tuleb millegagi asendada, aga see ei ole lehtsalat, vaid see on rasv ja valk ja seal, kus on valk, peab alati rasv kaasas käima. Ja veel tahtsin öelda, vaata oli see teema nende seemnerasvadega, seemneõlidega. Seemneõlide kohta on sellist väga kirju infot, et kas see on kasulik või siis kahjulik. No eeskätt tundub, et see on kahjulik. Kõik need viinamarja ja rapsi ja päevalille, eriti rafineeritud õlid. eeskätt on need kahjulikud sellepärast, et need on kiiresti oksüdeeruvad õlid. Neil on madalam ähm, see kuumutamistemperatuur. ja kuumutamistemperatuur ja et nad kiiresti oksüdeeruvad ja kahjustuvad. Ja miks on see oluline? See on oluline sellepärast, et meie keha kasutab neid rasvhappeid, mida me saame mis tahes rasvaga, meie rakumembraanide ehitamiseks. Kui see rakumembraani jõuab juba kahjustatud rasva osake, siis ehitub sinna meie rakumembraani sisse ja meie rakumembraan hakkab olema vigane. Ja siis see rak ei ela kaua, see rak ei liigu normaalselt veresoontes ja või tähendab, see ei täida täisväärtuslikult oma funktsiooni. Kui selliseid rakke on väga palju, no siis nende rakkude kahjustus on selline ulatuslik. On ka tehtud uuringud, mis räägivad sellest inimesest, kes tarbivad omega-6 rikkaid seemneõlisid, need on nagu tervemad. No omega-6 on taas need ka, sealhulgas seemneõlid. selge, et taimsed õlid ka osaliselt asendavad fütosteroolid näiteks, mis neil sisalduvad osaliselt asendavad näiteks kolesterooli, loomset kolesterooli ja siis selle tõttu võib ka näiteks kolesterooli tase väheneda, aga me ei tea, kas see vähenenud kolesterooli tase on selle kindla inimese jaoks hea või halb, sest ajalooliselt ei ole inimesed kunagi suutnud nii palju seemneõlit toota, sest ei olnud mehhanisme. No võib sellest järeldada, et meie keha ei ole ka ajalooliselt sellega kohanenud. Nii et ma pigem kutsun üles, kui me rasvadest räägime, seemnest saadud õlisid tarbida vähem ja rohkem tarbida loomseid rasvu, aga ka näiteks avokaado, oliiviõli, kokosõli. Mis ma veel? Nojah, neid on vist peamised. ja, Äh, ja ja küpsetamiseks need kaks üldjuhul ei sobi, see oliivõli ja avokaado, et kookosõli sobib. ma küpsetan ikka, sest kui ma teen mingit munaputru, ma lihtsalt ei viitsi seda kokosõli sinna peale panna, ma panen oliiviõli ja ma lugesin just hiljuti ka, et ühekordseks kuumutamiseks see oliiviõli sobib, võib muidugi sõltuda ka kvaliteedist. Et ma ei oleks siin ka väga range kõikides asjades, kui te teete seda, noh, harva, kui te kasutate, muidu olete hästi teadlik, aga no lihtsalt ei viitsi või ei taha. No siin ka selline võib-olla mõnikord võib natuke lihtsustada inimese elu, et ta ei pea niivõrd
purkide järgi oma elu üles ehitama ja ja grammide pealt elama, aga jah, ja, tahtsin seda lisada. Aitäh. ma tahtsingi, unustasin ennem juurde lisada, et kui ma eelnevalt kogu aeg pidasin dieete ja kunagi ei suutnud seda saavutatud kaalu säilitada, sest ma olin olnud siis juba nii kaua defitsiidis, et siis paratamatult keha lihtsalt sõi selle kõik tagasi. et ma lõpuks juba leppisin sellega, et nii ongi, ju see on geneetika ja uskuge või mitte, aasta aega olles karnivoor, süües tohututes kogustes rasva, kaalun ma sama palju kui minu 18-aastane tütar. Ja ma ei nälgi ja ma ei tee ka otseselt trenni hetkel, sest ilmselt mu keha on seda väga-väga-väga palju teinud ja praegu ta pigem taastub, võtab rahulikult, käib hästi palju jalutamas, matkamas iga ilmaga. et kuigi ja ma sooviksin rohkem uuesti jõusaaliga ka tutvust teha, aga lihtsalt hetkel seda veel ei ole juhtunud. et see selline jõutreening sinna juurde, minimaalne võiks ka ikkagi olla liikumisele juurde. Aga lähme edasi ja räägime siis toitumise sagedusest ja paastumisest. Mida sina oma praktikas näed, et kas on mõistlik süüa 3 kuni 5 korda päevas või pigem 1-2 korda? Millal paast toetab tervenemist ja millal ta võib hoopis stressi süvendada? Ja siis veel, et kas paastumine aitab mitokondreid, siis meie neid energiapankasid taastada või millal on see kahjulik, et räägime toitumiskordadest ja paastumisest. Ma üldiselt lähtun selle insuliini glükoosi teooriast alati. No muidugi muid igasuguseid teaduslikke asju, avastusi on, mis seda pigem kinnitavad, aga see insuliiniteooria räägib meil sellest, et mida harvemini me sööme, seda paremini me funktsioneerime. Ja see tuleneb sellest, et meie seedekulglad on loodud selleks, et toitu seedida mingi aja tagant. Tähendab, lõplikult seedida mingi aja tagant ja paljud meie elud, no näiteks meie sapipõis töötab selliselt, et ta peab koguma mingit hulka sappi ja siis korraga hästi kontsentreeritud sappi välja lasta. Ja kui me järgime näiteks selliseid soovitusi, kus soovitatakse süüa iga 2-3 tunni tagant, siis me ei lase teatud neid seedeensüümidel või seedemahladel piisavalt kontsentreeruda, et piisavalt seda söödud toitu seedida. Lisaks sellele meil ju seedekulglas kõik kogu aeg liigub noh, edasi. Ja me ei taha ka sellist süsteemi, kus me lasime korraks nagu sisse, me tahaks, et kogu protsess oleks lõpule viidud. Kui me aina lisame sinna veel juurde ja veel juurde ja veel juurde ja veel juurde, et see tõstab rõhku kogu süsteemis, et tagant see ei jõua nii palju liikuda, sest seedimine võtab aega, et see rõhk kasvab siin peamiselt keskmises osas ja see pingutab veidi rohkem meie peensoolt. Peensool on üks kõige haavatavamaid kohti meie seedesüsteemis. Praegu aina rohkem räägitakse näiteks SIBO-st, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, peensoolebakterite ülekasv. Üks põhjustest võibki olla siin näiteks sagedane söömine, sest toit ei ole piisavalt ära seeditud, kui ta jõuab soolestikku ja siis soolestikus veel on eelmise toidu jäägid ja see rõhk selle soolestiku sees on kõrge ja see takistab maomahlade eritumist selle soolestiku sisse, nii et lihtsalt seal on päris palju selliseid mehhanisme. Lisaks sellele iga söögikorraga, kus see sisaldab kas või natuke valku või süsivesikut, eritub, no tähendab, nende lagunemisel tõuseb glükoosi tase, sellele järgneb insuliini eritumine ja iga kord, kui insuliin eritub, eks see midagi stimuleerib. Insuliin on anaboolne hormoon, see näiteks stimuleerib ka rasva ladestumist. Ja kui me sööme 5 korda päevas, siis me sisuliselt soodustame rasva ladestumist 5 korda päevas. Ja kui me sööme 2 korda päevas, siis see rasva ladestumine käib ainult 2 korda. Samas me teame, et on oluline ka
need, need toitumisajad, et kui me muidugi üritame, noh, kui me jagame neid 5 söögikorda päeva peale, vot siis see tundub nagu väga halb idee. kui me näiteks üritaks neid 5 söögikorda ära mahutada näiteks 4 tunni sisse, siis tundub palju parem. Et me sööme küll sagedamini, aga see aeg ilma söögita ulatub meil 20 tunnini. Et muidu ainult 4 tunni jooksul me sööme. Ja küll me nagu pingutame veidi rohkem seerikullat selle 4 tunniga, aga ülejäänud 20 tundi saab ta paremini hakkama. Muidugi ei propageeri 5 korda söömist 4 tunni jooksul, ma lihtsalt räägin seda, et on alati otstarbekam süüa pigem harva või kui te sööte sagedamini, pigem lühendage oma söömisaken. Ärge alustage kell 7 ja ärge lõpetage kell hommikul ja ärge lõpetage kell 9 õhtul. See tundub kõige halvem ja uuringud ka näitavad, et kui te sööte pigem päeva esimesel poolel, kui te lõpetate kõik oma söögikorrad 3, 4, 5, siis te olete kõige tervem inimene maailmas. muidugi praegu selliste toitumisharjumustega või töötingimustest tingitud paljud siis ei söö hommikusööki näiteks, et siis jõuavad koju hiljem ja siis söövad, neil nihkub see söömisaken hilisema aja peale. Seda peetakse veidi kahjulikumaks variandiks on, kui see söömisaken on endiselt lühike. Näiteks te alustate kell 12 ja lõpetate kell 5, siis on okei. Kui te alustate kell 12 ja lõpetate kell 10 õhtul, kuigi see söömisaken ise kestab 10 tundi, aga oleks parem, et need 10 tundi oleks alustatud hommikust, näiteks 8 kuni 18 samad 10 tundi, aga te lõpetate kell 6. Lisaks kas 1, 2 või 3. No mina söön kuidas kunagi. Kord nädalas umbes ma söön kord päevas, kord 10 päeva tagant. Ma paastun 24 tundi ja muidu reeglina ma söön 2, no maksimaalselt 3 korda päevas. No täna ma näiteks sõin vahetult enne meie kohtumist. Kell 11 järgmine minu söögikord hakkab olema kuskil 6:30 paiku ja kõik. Ja reeglina ma ei söö ei enne ega kohe pärast trenni. Reeglina ma söön mingi 2, 3 tundi pärast trenni. Trennin ma reeglina hommikul või kui mul trenn algab näiteks kell 2 päeval, siis ma ka enne seda pigem ei söö. Aga söön juba pärast trenni. See ei pruugi olla kõige optimaalsem, sest see taas kõik nihkub sinna õhtupoole ja kõige suuremad kalorid tulevad õhtupoole. Aga no, mul kuidagi sageli ei olegi söögiisu, aga ja pigem päeva esimesel poolel, kas 1, 2 või 3 korda. Pigem 2 või 3, harvem 1 ja näiteks kord 7 päeva tagant, kord 20, kord 10 päeva tagant, kord 2 nädala tagant, 24 tundi paast ja kord 6, 48 tundi paast. Kas sobib kõigile? Enamusele sobiks, kas sobiks naistele erinevates eluetappides? Nii ja naa. Mõnele naisele tõesti ei sobi, no 1 kord päevas ei soovita üldse naistele süüa, no üldiselt nagu pidevalt, et seda võib katsetada, seda võib aeg-ajalt teha, seda võib kord nädalas teha. Aga pigem, et see kõige suurem söögikord oleks päeva esimesel poolel, no või siis hiljemalt mingi varem õhtusöök kuskil 4, 5 paiku. Ja siis ülejäänud aeg lihtsalt vett. Miks on see halb? Sellepärast, et reeglina ei naine ega mees ei saa piisavalt valku sellega ja lisaks sellele me koormame natuke üle, võib-olla seedekulgad, kui see ei ole teadlikult tehtud veidi väiksema söögikorrana. Kui näiteks sageli on niimoodi, et no meespatsient meil tuleb töölt koju ja ta näiteks päev otsa mitte midagi ei söö ja siis sööb ainult 1 korra ja see on tema põhisöögikord ja seal ta sööb mingid 5 kartulit, 5 kotletti, mingi suur salat veel jäätis peale. No see ei ole kindlasti see, mida me silmas peame, kui me räägime omandist, 1 meal a day, ühekordsest söömisest. See toitumine peab olema maksimaalselt tervislik, see peab olema maksimaalselt toitav ja kui te saate aru, et
sellise toitumise juures teil on kõrgenenud vererõhk, kaalu tuleb juurde, te magate halvasti ja nii edasi, see toitumine teile ei sobi. Et siin tuleb lähtuda alati teie tunnetusest, teie keha märkidest. Lisaks räägitakse, et naistele näiteks rohkem sobiks selline julgem paastumine või näiteks seesama intervallpaastumine, kus me lühendame söömisakent pigem tsükli esimesel poolel, kus progesteroon ei ole nii kõrge, sest reeglina, no eriti näiteks üks nädal enne menstruatsiooni, seda propageerib Mindy Pelts ja siis paljud naised on siis tema jälgijad, on ka teadlasi, kes räägivad, et see nagu 100% ka ei pea paika, et üldiselt paastuda võivad kõik ja kui naisel on ainevahetus korras ja kui ta elab normaalset tervislikku elu, siis ta peab ka vastu mis tahes ajal ta hakkab intervallpaastumist tegema. Ja ma pigem toetan seda, aga taas, kuna meil 2/3 on pigem igasuguste ainevahetuslike probleemidega naised, siis siin tuleb ka lähtuda sellest, kuidas te tunnete ennast. Kui te tunnete, et 2 korda päevas süües mis tahes tsükli faasis tunnete ennast halvasti, tuleb sellega tegeleda. Tuleb muuta seda toidu sisu, tuleb muuta kõiki muid tegureid, mis seda ümbritsevad, und, looduses viibimist, stressi maandamist ja kui see ei too mingit kasu, siis ilmselt oleks mõistlik minna kasvõi korraks 3 korrale, 3 söögikorrale päevas, aga endiselt soovitan olla süsivesikude vaesel toitumisel. See ei ta, ketogeenset toitumist siin ei pea olema ja mõnikord ongi nii, et kui te lähete üle näiteks 2 söögikorrale, söögiisu väheneb niikuinii, eriti kui tegemist on ketogeense toitumisega, et ketoonid natuke pärssivad söögiisu, mitte natuke, aga no mõnel inimesel pärssib korralikult. mul on ka patsiente, kes lihtsalt skip ivad, lihtsalt ei söö mõni päev, sest lihtsalt ei ole söögiisu ketogeenset toitumisel või siis 1 kord päevas söövad. Tuleb ka aru saada, et meie eesmärk ei ole keha stressi viia sellega, paastumisega või intervallpaastumisega. meie ülesanne on vastupidi, teda rahustada ja rahustades kuulata tema signaale. Kui ta ütleb, et ei taha, aga te selle juures tunnete ennast hästi, teil ei ole mingit ärevust, teil ei ole mingit treemorit kehas, no ma ei tea, mingit südame kloppimist või midagi sellist, siis te võite rahulikult selle 2 korraga päevas jätkata. Mis puudutab paastumist, 24 tundi paast on absoluutselt füsioloogiline paast, seda võivad kõik teha, nii nagu ma varem juba ütlesin, kord nädalas, kord 10 päeva tagant, et lihtsalt joote vett, taimset teed. Mina olen jõudnud selleni, et ma ise näiteks laupäeval, pühapäeval olen mingi aeg seda soovitanud ka patsientidele, aga mulle see ei sobi, ma pigem teen esmaspäeval, teisipäeval, nii et mul kuidagi tööpäeval kulgeb see paastupäev kergemini. Ja võib-olla ei ole otstarbekas naistel eriti paastuda taas 1 nädal enne menstruatsiooni, mida lähemal see, see menstruatsiooni poole see aeg, seda võib olla rohkem mitte soovituslik, eriti pikemat paastu teha 2 päeva või 3 päeva keegi teeb, et see tõesti toob veidi rohkem stressi. Ja me ei tohiks segada emakarakkude tsükli uuenemist selle lisastressiga, mis toob pikem kalorite vaegus, kui me piirame toitumist. Nii et noh, vaadake, kuidas teie keha ise tunnetab, et keegi ei sunni teid kohe 72 tundi paastu teha, te võite alustada 12 tunnist, kui te enne seda olete siis kogu aeg söönud pikema akna sees, võite siis pikendada 14 10 tunnini, siis ma ei tea, 16, 18, 20, 24, võib ka 36 olla ja kui te tunnete ennast selle juures hästi ja oluline on, kuidas te sellest paastust välja tulete. Reeglina kõik tahavad väga süüa, reeglina on üksikuid inimesi, kes väga ei taha süüa, aga ikkagi panevad endale hästi suurt portsjonit. Kui on 24 tundi paast, siis esimene paastu rikkumise toit võib ka olla tavapärane toit.
kui on no 36, 48 tundi paast, siis ikkagi no seedepulla ei ole saanud pikemalt juba toitu, et võiks olla midagi kergemat alguses, et need võivad olla köögiviljad, see võib olla ka mingi kala või mingid oliivid, noh, lihtsalt jah, veidi no väiksem ports. ja mingi natuke väiksem ports puljonk või midagi sellist ja näiteks noh, 3, 4, 6, 5, 6 tunni pärast, et te võite midagi tõsisemat juba süüa. meil on ka mitte ja kui rääkida pikematest paastudest, et seda saab ka tegelikult kodustes tingimustes teha, ma ei näe sellest üldse mitte mingit probleemi, kui see pakk paastub üle 48 tunni, välja arvates, et te peate olema teil tuleb olla juba kogemus lühemate paastumistega, et ma ei soovita kohe näiteks 5-päevasele paastule minna, kui te lihtsalt teete seda üksi, et see võib tuua negatiivseid kogemusi ja te loobute üldse paastumisest pärast, et meil on ka selliseid patsiente olnud, kes on teinud neid paaste või näiteks 2 korda on proovinud pikemaid paaste teha, lühemaid paaste tegemata enne seda. Ja siis see naine tuleb ja ütleb, ei, ma enam paastuda ei taha, mul oli nii paha, mul pea nii valutas, mul lihased nii valutasid, ma oksendasin, mul kõht oli kinni. et kõik oli nagu sisuliselt tegemist oli ketoosi ülemineku ketoosile ülemineku sümptomidega, see naine ei osanud lihtsalt mitte midagi nendega ette võtta. See tekitab ajus sellist vastasseisu ja üks variant on näiteks noh, see loodusbiospa, kus pakutakse arsti või siis õe, füsioterapeudi, psühholoogi konsultatsioonidega koos või jälgimise all ka paastumist, kas täielikku paastumist ainult vee peal või osalist, nii-öelda fasting mimicking diet'i, kus me vähendame kalorite kogust 300, 500, 700 kilokalorini, aga ainult teatud päevad kuus, mitte kuude kaupa, nagu dieedid soovitavad, aga 5 päeva järjest kuus. Mhm. jah. Jälle puudutasid nii palju erinevaid punkte. Sibo mainisid, bensoole ülekasv bakteriaalne, see oli siin kehas ka. Ja, ja loogiline, kui minu keha oli lõpuks selline, et ma olin kogu aeg näljane, kogu aeg oli vaja süüa, et ilmselgelt see toit ei olnud toitainerikas ja keha ei tulnud selle seedimisega toime. Et siis pole ime, et SIBO ja IBS ja kõik need sooleprobleemid ja need ei kadunud ära, kui me tegelikult aastaid oleme juba seda intermittent fasting ut teinud, et umbes siis 8-tunnises aknas sööme, et kuna toit ei muutunud see, mis ärritas ja muidugi toidukogused. Mul just tuli Facebookis üks meeldetuletus aastaid tagasi, ilus pudrukauss, lisatud valku, marju, seemneid, kõik tervislik, 700-800 grammi kogus, ainult hommikusöök, siis lisaks lõunasöök, siis lisaks õhtusöök, siis lisaks vahepala ja võib-olla veel üks vahepala. Et noh, erinevatel päevadel erinevalt ja nüüd ma söön võib-olla 400 grammi päevas, kogu kogus ja see täidab. Ja kui ma söön 1 korra päevas näiteks, et ma ei vaja rohkem, ma ei ole näljane, ma ei ole vihane et see on toitainerikas, 98%, ma olen kuulnud erinevaid numbreid lihast, on bioomastatav, et, et ja tahtsin siia juurde tuua, et kui sa oled süsivesikurikkal toidul, sa ei suudagi ette kujutada, mis mõttest pidada paastu või süüa 1 kord või 2 kord, et noh, see on võimatu ja sellelt süsivesikurikkalt dieedilt me läksime samuti sinna loodusbiospaasse vahetult enne, kui me läksime karnivooriks, et see oli ka üks vahendeid järjekordseid, millega me proovisime oma tervist siis korda saada. Me olime selleks hetkeks juba väga-väga katki. Pean ütlema, noh, me läksime 5-päevasele ilma toiduta ja ma pidin ära surema, see oli nii kohutav, nii raske minu keha jaoks, et kui ma olin 74 tundi olnud toiduta, siis arst pani mind toidule. Ma ise veel olin, et noh, tahaks ikkagi, ma ei tea, lõpuni minna, kuigi ma ei jõudnud enam seista, ma ei jõudnud enam istuda, ma lihtsalt lamasin ja ma ei jõudnud ka rääkida, mul tuli mingi sosin suust välja et aga seal ongi hea, et sa oled nagu
valvatud ja turvatud. aga noh, sealne lähenemine jällegi meile ei sobinud, sellepärast et välja tuled sa dieedist nende samade juurviljadega, mis meil just neid probleeme tekitasid, et mul tulid kõik sümptomid tagasi ja veel hullemini ja see oli nii lootusetu seisund sel hetkel. nüüd, kui mul on olnud paar korda 72-tunnist paastu, kuidagi keha ise tunnetab ära, võib-olla on eelnevalt rohkem söödud või et see kehatunnetus on läinud nii teravaks, mis oli ennem nagu täiesti sassis, sest et ma sõin siis, kui treener ütles nendel kellaaegadel, on sul kõht tühi või ei ole, sa pead selle karbitäie ära sööma, et noh, see ajas need süsteemid kõik nii sassi. ja nüüd täiesti loomulikult toimub see kõik. ja nüüd viimane 72 tundi, kui oli mul mingi toit tekitas tohutu probleemi kõhus. See oli mingi juust, kus oli midagi hallitust sees. ja peale seda mul oli nii paha kehal olla, et ta lihtsalt ei söönud ja noh, mul ei ole enam seda mõistuse juttu ka siin, mis ütleb, pead sööma sellepärast, et hommikusöök on kõige tähtsam või mis iganes, et selline keha kuulamine. ja see läks kuidagi loomulikult 3 päevaks, ma ei planeerinud seda üldse, see lihtsalt juhtus. ja 3. päeval ma läksin matkama 10-kilomeetrine Jussi loodus, matkarada, hästi ilus, järsud tõusud. ma ei plaaninud seda ringi teha, ma mõtlesin, ma teen natukene ja Raigo teeb, mees mul teeb ülejäänud ja siis ma jalutan tagasi, et lihtsalt looduses olla ja puhata. ma ei tea, mul oli energiat seda teha, ma ei pingutanud, see tundus nii loomulik ja tulime koju ja lõpetasin selle paastu. et hästi erinev on ka, et milliselt tasandilt sa nii-öelda seda paastu lähed tegema. et ja kui keegi mõtleb, et 24 tundi paastuda, et see on ju nagu pikk aeg, siis tegelikult, kui sa sööd, ma ei tea, kell 5 õhtul oma viimase söögi eelmisel päeval, siis järgmine päev sööd sa uuesti kell 5, et sa isegi nagu tervet päeva ei ole söögita, selles mõttes sa saad iga päev süüa, isegi kui sa teed seda omaadi või 24 tunni toitumist. ja mul tundub, et keha vahepeal paar korda aastas tahab olla omad, nädal-kaks, mõnikord rohkem ja siis kuidagi loomulikult sööb ta 2 korda või 3 korda, vahest niimoodi ka 4 tunni aknases. et kuidagi ja ei pane ennast raamidesse, aga muidugi olles kogu seda infot läbi hekseldanud, siis ja nüüd enda keha tunnetad, siis saad aru, et mis kellelegi sobib, et sa ei peaks nagu kannatama, sul ei peaks stressitase tõusma või uni minema kehvemaks, et just vastupidi ja niimoodi leidma siis selle, mis sulle sobib, on see siis 1 või 2 või 3 korda päevas. aga ja, sa tõid nii head ja olulised punktid minu meelest välja, et pigem päeva esimeses pooles, pigem lühem aeg ja see hea näide ka, et sa võid ka 5 toidukorda nii-öelda süüa, kuigi selleks me keegi väga võimelised ei ole, et 4 tunnil seda tegema. aga noh, võib-olla tõesti võtad jälle mingi ühe ampsu või ongi mingi sihuke, ma ei tea, istumine sõpradega 4 tundi väljas, kus sul on erinevaid asju, siis sa 4 tundi lihtsalt näksid, eks ju, võib-olla tuleb 20 toidukorda, aga kogus on enam-vähem sama. ja väga ja hea. mul tuli ka üks meelde, sa rääkisid, läks meelest ära. oli Aastast muidugi. midagi oli midagi selle, ei, enam ei mäleta. Okei, kui no ja, pole oluline. ja, tuleb tuleb, meelde. siis saad öelda. võtame ühe teema veel, kuigi mul on veel siin paar teemat, aga me vist nendeni ei jõua. et toidud, mida peaks kindlalt vältima. et jah, mina räägin rohkem karnivoorsest dieedist ja siis, kui keegi küsib, et mis see karnivoorlus on, siis ma seletan ära, et mis ta on ja millised toidud siia ei kuulu. küll aga me ei propageeri, et kõik peaksid olema karnivoorid ja nii edasi ja sina oledki selline, kes laialdasemalt seda teemat räägib. aga mis võiksid siis olla need toidud, mida krooniliselt haige või inimene, kes ei tahaks jääda haigeks, võiks täielikult vältida. et mina olen kirja pannud siin töödeldud seemne taimsed õlid, seemned teraviljad, suhkruasendajad, suhkur ja nende seemneõlide kohta tahtsin öelda, et olen kuulnud, et erinevatest allikatest, et kuni 2 aastat läheb kehal aega, et siis nendest rakkudesse välja saada, et tal on see pooldumisaeg mingi, et ta järjest nagu läheb seal vähemaks ja sinu mitokondrid saavad uuesti selle energia tagasi ja ma võin öelda, et mul on lapse energia või ma ei mäleta, et mul oleks aastakümneid sellist asja olnud, mul oli pidevalt madal energia, et ma saan aru sellest heast energiast ja halvast energiast, mis see tähendab kehas, kui su need mitokondrid ja rakud lihtsalt ei ole võimelised enam toimima.
sest seda oomega 6 on nii palju, mis tuleb meil igalt poolt ja kui sa sööd ka karbitoitu, siis kui sa hakkad pakendisilke lugema, siis seal on igal pool seemneli, lisaks suhkur ja kõik muud asjad, mis siis oksüdeerivad ja on need muud probleemid. Ja lisaks veel küsin, et kas tervislikud toidud nagu smuutid, salatid võivad ka siis kuidagi olla hoopiski kahjulikud. Näiteks igal hommikul pool liitrit sellerimahla, mango, mustika, smuuti hommikul kohe esimese asjana, petersellimahl, kurgimahl, mida iganes, et kui see on nagu igapäevane ja päev algab sellest. et ühesõnaga kaks küsimuse poolt, et mida võiks, ütleme, tavainimene, kes tahab oma tervist hoida, kindlasti vältida ja, ja tervislikuks peetavad toidud siis. ma sinu väga heale nimekirjale lisaks veel juurde ähm, erinevad suhkruliigid Mhm. siirupid, maapirni, agaavi, roosuhkruid ja kõiki selliseid asju. Nad ei ole, no võimalik, et nad on nagu suhkru asendajad ka või päris suhkrut, ei tea. jah, ma pidasin aga kõiki suhkruid silmas seal juures. ja, et selles mõttes, et kirjutatakse mulle endiselt ja jälle ja kogu aeg kirjutatakse, kas datlisiirup sobib, kas agaavisiirup sobib, kas maapirnisiirup sobib. no üldiselt ei sobi ka, kui te just ise oma kodus ei ole seda nagu tootnud või väikestes kogustes seda ise tootnud ja siis kasutanud ainult hooajaliselt. Ja lisaks veel muidugi eksootilised puuviljad, ma paneks sinna kõik need banaanid, no see osaliselt kattub selle järgmise küsimusega, et kõik need banaanid, mangod, ananassid, toetan sedasama põhimõtet, väga muud sellist ei meenu nagu kahjulikust toidust, mida ma ei soovitaks. no ma võib-olla mõtlen veel selle peale, et näiteks mingi gluteenivabad alternatiivid, ega need ei pruugi olla tervislikumad kui gluteeniga tooted, gluteenivabad makaronid, neid toodetakse riisi ja maisi jahust, gluteenivabad leivad, gluteenivabad mis tahes või mingid suhkruvabad, mingid batoonikesed šokolaad, kui seal on näiteks seda maltodekstriini, maltitooli sees, et pigem vältida. ma ise ei osta, kui siis no näiteks mul ema armastab ühte šokolaadi, mis on zero sugar ja seal on seda maltitooli, no ma ostan tal, me küll rangelt ütlesin, et mitte üle 2 ruudu siis korraga. no ja mis puudutab neid eksootilisi puuvilju, ma olen nüüd sihikindlalt ja ilmselt ma teen ka mingid artiklid selle kohta, olen sihikindlalt uurinud, et kas ikkagi erinevates laiuskraadides elavatel inimestel on mingisugust vahet, kas nad suudavad seedida, no otseselt selliseid uuringuid ma ei leidnud, aga ma leidsin paar vist huvitavat sellist vihjet sellele, et inimestel, kes elavad laiuskraadides, neil on alati rohkem põhja poolel. Neil on alati rohkem aktiveeritud talletamise geenid. Neil, kes elavad lõuna poolel, neil seda talletamist ei ole vaja. Ja kui need inimesed, no meie siis sisuliselt sööme seda toitu, mis on mõeldud söömiseks seal, kus talletamist ei ole vaja, me talletame seda liigselt. muidu meil ei ole kunagi näiteks mingeid eksootilisi puuvilju olnud ega ka mingeid abrikoose mitte. Ja rääkimata juba ananassidest ja banaanidest, mis sai iga eestlase igapäevaseks kaaslaseks. Ja siis me talletame lihtsalt neid rohkem, sest meie geenid räägivad sellest, et meil tuleb pikk talv ja nii edasi, et me peame seda talletada ja kui me sööme seda igapäevaselt, noh siis me talletame seda kogu aeg, sest muidu ka fruktoos ise mõjutab meie küllastuskeskuseid ajus, et me peame seda rohkem fruktoosi tarbima.
Ja sellest tulenevalt ka kõik smuutid, eriti need, mis sisaldavad igasuguseid siirupeid, aga ka näiteks mingit püreestatud puuvilju, ka näiteks need magusad õunapüreed ja aga ka näiteks see peediporgandi mahlas ja kadarbiku oma. Kui keegi on vaadanud, kui palju suhkrut seal on, no see on ju sisuliselt tärklis. No tärklise lahus. Ja küll on kasulik väikestes kogustes, võib-olla ainult hooajaliselt ja NO tõstab ja äh, soolestikule kasulik, aga on see 10-kordselt kasulikum siis, kui see on täis vilja kujul. Ja ma ise ei söö mingeid eksootilisi puuvilju üldse. No kord aastas jõuludel ma toon, et lihtsalt me tähistame seda ja siis ma toon puuvilju, siis ma ostan ananassi ja näiteks papaia. Ja siis me sööme, aga muidu ma ise ei mäleta, millal ma viimati näiteks viinamarju sõin. Ja mis puudutab marju, metsamarjad on enam-vähem vastuvõetavad aastaringselt, aga ainult metsamarjad. Ja tuleb alati mõelda sellele, et inimesed on ju püüdnud või on alati pidanud neid marju korjama, neid puuvilju korjama, enne Mm. kui neid sööma hakati. Ja nüüd kilode kaupa te saate minna turule ja osta neid mureleid ja kõike seda ja neid smuutisid lihtsalt liitrite kaupa tarbida. Neid smuutisid müüakse ka sellistes suuremates pudelites. Ja ma mingi aeg tagasi, mingi 7-8 aastat tagasi, ma mingi aeg jõin ka neid päris palju, sest lihtsalt nagu joogina ei olnud aru saama, et see on ikka nagu toit ja see on toit, mis on mõeldud ainult hooajaliseks tarbimiseks, ainult suveks ja sügiseks, no võib-olla kõige maksimaalselt. Ja aga jah, ühesõnaga sellest järeldus või soovitus, smuutid, kui siis kodused smuutid, kuhu te lihtsalt võite juurde lisada no mingeid metsamarju, aga peamiselt oleks siis see mingi köögivilja smuuti, võib-olla sinna natuke mingeid avokaadot banaani asemele või midagi sellist, mis on nagu ohutu, mingeid taimi, mingit peterselli ja tilli ja mis tahes veel. Köögiviljasmuutid sobivad alati. Marjasmuutid, noh, käivad kah, puuviljasmuutid mitte kunagi. Ja mahladest rääkides, mahlad, no sellerimahlast ma ei ole väga selle selleri teemasse süvenenud, ma olen sellest lugenud nii palju, et no selles mõttes inimesed räägivad ja räägivad ja räägivad, et kes joob, kes ei joo, kui palju, millest ta siis sai lahti selleri smuutiga. Ma ei ole sellesse süvenenud, selleri teemasse, aga võib juua, ma arvan, kui te tunnete, et see aitab, kui see leevendab mingeid sümptomeid, kui te muidu, noh, kui te leiate, et see on teie elustiili parendamise osa ja, aga pigem igasugused kunstlikult välja pressitud, välja saadud, nii nagu nende seemneõlide osas kui ka nende mahlade osas, ma pigem ise väldiks, sest kui me räägime puuviljadest, see on puhas fruktoos, kui me räägime köögiviljadest, see on igasuguste lektiinide kontsentraadid, nende ainete, millega taim kaitseb ennast ja sellest mahlast te saate nii suurt laksu nendest ainetest. Nii et kui see eriti, kui neid köögiviljad ei ole töödeldud, et need lektiinid ei ole osaliselt deaktiveeritud, kui te talute hästi ja teie tervisekaebused vähenevad selle foonil, siis on muidugi väga hea, aga see igaühele pigem ei sobi. Mhm. No me ka praktiseerisime jällegi järgmine asi, mida proovida, et oma tervist korda saada, siis meie tervised läksid ikkagi kehvemaks taolise dieediga, kus hommikud algasid siis metsmustika, banaani ja nii edasi, spiruliina ja mis iganes smutiga, aga enne seda veel pool liitrit sellerimahla ja eriti mehel läks olukord veel hullemaks. et loomulikult mõistus tuleb siinkohal mängu ja ütleb, et kuigi need, kes seda propageerivad, ütlevad, ei, see on detoks nähud, sa pead jätkama. No me tegime seda ikkagi päris pikalt, et aru saada, et see ei toimi. Et see ei ole lahendus. Et tore, kui see kellelegi töötab, aga siin jah, ei tohiks nagu pimesi sellesse uskuda, vaid kuulata kindlasti oma keha. Et kui sa peale seda
portsu jooksed vetsu, sellepärast et sul viskab keha selle välja, et no siis ilmselgelt on seal midagi juba ja. kõhuga lahti. et tahtsin midagi veel öelda siia jah, või tervislik apelsinimahl, et alusta päeva selle vedela suhkru sissejoomisega, et see puuvilja fruktoos on isegi veel hullem kui see teine suhkruloos. Mul oli just, ma tegin webinaari ja üks meesterahvas küsis lõpuks, et ütle, no kui ma ju teen ise seda apelsinimahla ja joon mingi 400 milliliitrit, ma ju teen seda ise, see on ju puhas, seal ei ole ju värske, säilitusaineid. mitte poe oma apelsinimahl, no on ju hea tervisele. ma ütlesin, kui palju sa kaalud, kui palju pikkust, no pikkus mingi 180, aga kaalu 95 või noh, midagi sellist, 92. ehk siis see on ülekaalu. No selge, et lihtsalt inimesed arvavadki, et see on tervislik, et kuidagi reklaamitud ja nii edasi. võib-olla, kui teil on Vahemere juured ja kui te elate Vahemere piirkonnas ja te saate veidi paremini neid süsivesikute rikkamaid toite geneetiliselt läbi töödelda ja teil puudub see liigse ladestamise geen, nii nagu Põhjamaade inimestel, no siis te võite endale seda rohkem lubada. aga Eestis elavad inimesed ei ole mitte kunagi apelsini näinud ma ei tea, võib-olla veel, ma ei tea, 100 aastat tagasi ei olegi näinud apelsine ja nüüd heast peast hakkasid apelsinimahla liitrite kaupa jooma. Mhm. jah, Ja see fruktoos ju läheb otse maksa ja põhjustab ka rasvmaksa, et ja, varem ja oli me, meil alkoholist see, nüüd meil on juba toidust ja nüüd meil on juba lastel ka kahjuks. ja keegi ei julge või tähendab ei oskagi vaadata sinnapoole, et ma ju elan tervislikult, ma söön ju täisväärtuslikult, ma söön ju, ja, onju. ja ja meie keha on nii tark, et ta tegelikult, kui te arvate, et te sööte ainult puuviljasuhkrut, seda fruktoosi, sest keha toodab sellest puuviljasuhkrust glükoosi ka, et oma vajadusi katta. nii et osa fruktoosist ikkagi muutub glükoosiks. nii et ka selle poole pealt ei ole see nii ohutu ja lisaks sellele muidugi see fruktoos pärssib täiskõhutunnet, külvastustunnet. nii et Mhm. kui te olete järjepidev fruktoosi sisaldavat toodete tarbija, siis te jätkate nende tarbimisega, sest see on keha või lisaks need premeerimiskeskused teevad täpselt sama tööd, siis te olete rohkem premeeritud selle eest, te saate rohkem endorfiine ja lisaks sellele, tänu sellele, et fruktoos vähendab ATP tootmist kehas, et see pärsib uue energia, tähendab, see pärsib energia tootmist sisuliselt kehas ja selleks, et uut energiat juurde saada, keha paneb teid rohkem puuvilju sööma ja tekib selline nõiaring, et selleks, et Ja. energiat saada, te sööte puuvilju, puuviljad pärssivad energiataset veelgi ja te peate veel ja veel sööma. loodus on väga tark, aga jah, ainult hooajaliselt tuleb Mhm. neid puuvilju süüa, sellest jah. ja, sest sellega sa ju reguleerid nii-öelda oma päeva juba ära, et kui sa hommikuti alustad sellise suhkrulaksuga, mis on tervislik, veresuhkur tõuseb, kukub alla selle baasi, järgmine, et see paneb selle päeva juba just. täiesti rikub ära nii-öelda, et tuleb alustada valgurikka, rasvarikkaga, stabiilse energiaga, et tean nagu ja lõpetada ka samaga umbes, ja, et mitte ja lõpetada torditükiga ei, ja jatisega ööseks ja veel mingi Oreo küpsisega ja jah, ja klaas veini käes ja väga hea, väga hea punkt siia. aitäh sulle ja aitäh siis, Sergei, et saime palju teemasid puudutatud mitu teemat jäi puudutamata. loodan, et sa oled veel nõus tulema oma teadmisi jagama ja ja loodan, et kuulsid siit videost midagi, mida pole varem kuulnud või mille peale sa ei ole isegi mõelnud, et me oleme tervik ja kõik mõjutab midagi, et kogu elustiil siis peaks üle vaatama, kui tervises on mingid nihked või tasakaalutused, uni, valgus, maandamine ja nii edasi. ma loodan, me saame ka nendest teemadest edaspidi rääkida. ja kui see video pakkus sulle huvi või meeldis, siis ole hea, jaga seda enda sõpradega ka. et aitäh sulle selle väärtusliku ja
huvitava teksti poolest, mis sa meiega jagasid, et ja selle töö eest, mis sa teed. aitäh sulle veel kord aitäh selgituse sulle, Eere, eest. ja aitäh teile kõigile, olge terved ja kuulake oma keha. just, nägemist. nägemist.